Käbi, käärid ja nöör. Mis nendega teha saab? Vaata tänasest saatest. Tere tulemast vaatama järjekordset saadet sarjast Meistri töökojas. Ja täna on mul hea meel tervitada stuudios oma sõpra Edit. Tere, Edi. Tere, Vaido. Tere tulemast Läänemaalt. Sa tuled kust kohast? Ma tulen Läänemaalt Ridalast ja olen elupõline läänlane, ütleme niimoodi, esivanemate poolest. Seal sündinud, seal kasvanud ja seal seda elatud ja teenid. Räägi palun televaatajatele oma perekonnast. On abikaasa, poeg, tütar, ametit olen kalur, õppinud mesinik, aga ka perekonnas on kalureid päris palju. Et mina olen, minu poeg on, minu tütar ja minu väimes on kõik elukutseliste kutsetunnistustega kalurid. Päris elukutselised kohe mitte niimoodi asjaarmastaja tõngega, vaid... Jah, ta on ikkagi minu puhul äkki 36 aastat olnud selline. Oi. Mis kalurite kuldsalm on? On midagi sellist olemas kaluritel? Kuldsalm, ma arvan, et kuldsalmi ei ole, aga mulle meeldib piiblist nagu 2 lõiku väga on sellised meelepärased, kui Jeesus esimest korda Peetrusega suhtlema hakkab ja ütleb, pane võrgud vette. Ja ma tegelikult mõtlesin, et see on ikka äärmine nagu julgus Peetruse poolt mingit puusseppa kuulata ja panna keset päeva võrgud vette. Ja tegelikult on ju esimesel kohtumisel, võib öelda, on see lugu ja tegelikult on ka ju lõpupoole sama situatsioon. Aga seal on üks erinevus, väga suur erinevus kaluri jaoks. Ja erinevus on selles, et esimesel korral võrgud rebenesid, teisel korral ei rebenenud. See minu kui kaluri jaoks suur erinevus. Nad olid Jeesusega koos olles saavutanud sellise, et nendel oli mingi ettevalmistus. Ühtepidi nagu öeldakse, et nendest tehti inimeste püüdjad, aga see märk, et võrgud ei rebenenud, tähendab seda, et oli tehtud head eeltööd. Sellepärast on mul ka need tööriistad kaasas, mis on nagu näitavad, et eeltöö on kõigis asjades oluline. Aga räägime nendest tööriistadest. Sa šokeerisid juba ennem saadet mind, ütlesid, et need on kaluri põhilised tööriistad. Nalja, ikka võrk peaks olema ja paat ja ma ei tea, mis asjad kõik. Tegelikult ütleme, kui kalur armastab ainult nagu kalasaaki ja ei armasta ettevalmistustööd, siis tegelikult ei saa saaki, siis võrgud rebenevadki. Või ei püüa üldse saaki. Ja need tegelikult on ettevalmistus iga-aastane tundide kaupa istumist ja õmblemist. Et see on nagu see pool, mida tegelikult kaluri elukutsest võib-olla väga ei teata, et sa lihtsalt istud ja õmbled. Aga räägime järjest siit, näitame siit kaamerasse, siin on üks selline väike asi. Tegu on võrgunõelaga või siis käbiga, kuhu siis pannakse niit peale ja siis niidi abil sa nagu, see on sinu töövahend. Sa teed uut võrku või kui on auk sees, siis sa parandad selle augu ära, kõigepealt vaatad sellele augule peale, et kust otsast seda, sul peab olema nagu mõttes juba olemas see, kuidas sa selle probleemi lahendad. Sellega sa lõikad teinekord augu suuremaks, et saada nagu selline auk, mida on kerge parandada või pead lapi sisse panema või ütleme käbi või nõel ja käärid ja niidirull. Et vahel selleks ennem kui parandada tuleb midagi ära lõigata. See on nagu kirurgidele, et selleks, et midagi parandada, tegelikult sa pead midagi lahti lõikama. Ja võib-olla ka inimese elus, et on asju, mis tuleb enne nagu läbi lõigata, et sa saad nagu eluga edasi minna. Sa mainisid ettevalmistust. Kuidas sa tunned? Sa oled vaimulikus töös oma abikaasa kõrval, kes on pastor. Ja sa oled väga palju kiriku elu ja teenimist näinud. Kas me kogudustes kristlastena vahel nagu kuidagi alaväärtustame nagu seda ettevalmistust? Sa tõid väga hea näitasid, et... Võib-olla me tahame näha kiiret tulemust ja jätame ettevalmistuse tahaplaanile. Võib-olla hea näide on see, et ma olen kala püüdnud 36 aastat
ja äkki mingi 10. või 15. aastal oli kalasaagid olid sellised hästi minimaalsed. Aga mulle tuli selline selgus, et ma pean hakkama uusi püüniseid õmblema. Olukorras, kus nagu meri teadlaste väitel on tühi, tuleb minule selgus, et ma pean hakkama nagu uusi püüniseid õmblema. Uus püünis on põhimõtteliselt selline, et kõigepealt on matemaatika, sa arvutad täpselt, mis mõõtudega ta tuleb, võtad lina lahti, siis hakkad õmblema ja suurusjärgud, ütleme, ma olen ühe püünise õmblemine, ma vist 500 töötunni pealt nagu lõpetasin tundide lugemise, ma sain aru, et see on nagu mõttetu. Et täiesti nullist üles ehitada üks kalapüünis, 500 pluss töötundi. 500 pluss töötundi. Ja selle asjaga. Ühes kuus on keskmiselt 168 normaaltöötundi, eks? Ja ma olen neid õmmelnud äkki mingi 10 või. Et selline, aga just sellel perioodil ma hakkasin nagu valmistuma selleks, et ühel päeval tuleb minu elu rekordkala aasta. Ja sa said jumalalt kuidagi kõnetuse või mulle tuli nagu selline nagu selgus, et hakka õmblema. Sa pead nagu ja see peab sulle meeldima, sest sa istud ikkagi ju tundide kaupa üksi oma mõtetega, selles mõttes sa ei istu üksi, et mulle nagu väga meeldib istuda vaikuses, et käsi teeb tööd, aga võib-olla see sama mõttelaat nagu Jeesuse ema kohta öeldakse, et ta mõtleb nendel asjade omal südames. Et me kuuleme ju väga palju asju, aga kui palju me nagu oma südames nendele mõtleme. Et see tegelikult on see minu nagu privaataeg, mida ma saan. Ehk siis kui sa talvel mõrda ei paranda, siis sa kevade kindlasti kalasaaki ei saa. See on kindel ja kui sa neid ka merre ei pane, et ma räägin, et ma ühe korra olen saanud ilma merre panemata ühe kassi, aga ei midagi muud. Et kala olen ikkagi saanud siis, kui sa pead tegema ettevalmistuse ja sa pead selle nagu ka merre panema. Et sa pead oma osa ära tegema, siis saab sinu kätetööd õnnistada. Et mul on see seisukoht, et Jumal õnnistab sinu kätetööd, et see on selline. Tegevust, mitte lihtsalt käed taskus seismist. Jah, võib ka nii sõnastada, aga mul on väga kalapüük meeldinud, võib-olla esimesed nagu pildid, ma vist istusin vanaemaga, äkki mingi 3-4 aastasena kuskil kaldal olevas paadis, lihtsalt käisin istumas seal vanaemaga, et selline, see on kirg olnud. Sa mainisid, et pead midagi tegema, siis saab Jumal õnnistada. Räägi mõni lugu, kuidas Jumal on sind kalasaagiga, merel olemisega, hoidmisega. Mõni lugu sellest? Kalasaagiga eks neid lugusid on palju, nii raskemaid kui kergemaid, aga kõige selle juures nagu sa, ma olen mõelnud ka seda, et kõige lihtsam on võib-olla Jumalal rääkida minule läbi mere ja läbi kalanduse, sellepärast ka mulle meeldivad need piiblilood ja see hulk kalamehi, kes oli jüngrite hulgas. Sa saad täpselt aru, millest jutt käib. Ja ma olen ka vahel mõelnud, et miks ta nagu valis nagu kalamehed nii suures proportsioonis jüngrite osakaalus. Et kalurid on sellised, et tegelikult nad ei tea tulemust mitte kunagi ette. Et põllumees teab, külvad nii palju heal aastal nii mitu tsentnerit saad või tonni, karjapidaja samamoodi, aga kaluril on alati see, sa pead tegema ettevalmistuse ja lähed ainult lootuses välja. Sa lähed ja teed oma osa ära, aga mis sealt nagu tuleb, see ei sõltu sinust. Ei sinu teadmistest, mingi elukogemus on, püügikogemus, aga suures osas on see ikkagi see, et siis kas õnnistus tuleb või ei tule. On olnud raskeid aastad, võib-olla võrdluseks, et kogu aasta räimesaak oli 4 tonni või siis üle 200 tonni. Et sa pead ära elama 4 tonniga ja siis nagu saad aru, et ka 200 tonniga on võimalik ära elada. Et mõlemad, et nii kehvas kui külluses. Aga kui sa oled tormi käes, siis sa nagu tunned nagu oma selle inimlikku väiksust kõige nagu või saamatust, et sul võib olla väga hea roolimees, väga hea paat, aga kui sa ei näe kodusadamat. No aga ma küsin su käest nagu linnamehena, mis sa otsid tormiga sinna merele? Oota seda vaikselt aega. No tegelikkuses on ju nii, et nagu meie elutormidki, et me ju kunagi ei lähe tormiga merele. Me jääme tormi kätte.
kas see torm tõuseb nagu nii? Ta tõuseb ja ta jääb vaikseks nii, et ja noh, nii võib juhtuda, et ühes piirkonnas on vaikne, mõned kilomeetrid eemal on torm, et ma olen ühe korra läinud tormiga merele, aga ma peale seda rohkem nagu ei taha teha seda, et see ei ole mõistlik, see oli noore mehe uljus, et tänu jumalale, Ja tänu jumala, et sa täna siin seisad. Jah, sest tõesti, me läksime paadiga külglainesse ja laine käis meist üle, nii et paat käis täiesti triiki peaaegu vett täis, aga me saime ikkagi koos vennaga kaldale. Sa rääkisid kodusadama nägemisest. See on hea väljend. Mis sa mõtled selle all? Ma mõtlen seda, et kalurina me olime tegelikult sügistormiga merel ja see oli ikka rajutorm, et ta peksis meid korralikult, meil oli võõras paat, meil ei olnud kompassi, meil ei olnud kaarti, meil oli vaja sõita nagu päris kitsast kohast läbi, et leida nagu kodusadam. Ja iga kord, kui me nagu arvasime, et me näeme nüüd majakaid, mis näitavad meile koduteed, me jõudsime ikkagi nii, et tundsime, et mõõtsime ka vahepeal, et ikkagi oleme madalikus, ikka oleme vale koha peal. Eks me ikka palusime. Ma ei olnud ise roolis, ma olin suhteliselt kehvas seisus ees paadi põrandal ja ikka palud. Ja ühel hetkel nagu korraks näidatakse sulle majakaid ja sa saad selle kursi õigeks. Ja siis saad nagu aru, et kui oluline on, et sa näed majakaid kas või korraks, et oma kurss nagu õigeks saada. Mu poeg aeg-ajalt laulab mulle seda laulu, et ranna äärde väiksed lambid jäetud, et see on nagu isa lemmiklaul. Et tegelikult see on, et ühtepidi me oleme küll merel tormides, aga kui me oleme ka elu keerdkäikudes, oma elu tormides, me vajame kursimuutust või seda kurssi õigeks saamist. Et hea küll, oleme läinud kursilt kõrvale, aga me ei jõua koju sadamasse, kui me ei saa kurssi õigeks. Et need olid ikka sellised tõsised tormist läbi tulekud, et tänu jumalale, et eks me sellest tormides kasvame. Nendest elutormidest rääkides sinu poeg, kasvades kristlikus kodus, kasvades isegi kirikus, suisa elades kiriku kõrval nagu täiesti, otsustas elutormid viisita siis täiesti maailma vahepeal. Mida sa isana sellel hetkel tundsid? Me võime öelda selle finišijoone juba ära, et ta on täna Jumala juures, Jumal tõi ta tagasi, ta on õnnelikus abielus, paljude laste isa, aga sellel hetkel sa ju seda veel ette ei teadnud. Tõesti ma ei teadnud, aga ütleme, ma ei ole ka kristlikust perest pärit, et ainuke, kes mul kristlane oli, kes kirikus käis, oli mu vanaema. Aga ma ei oska öelda, ma olen nagu erilist hoidmist tundnud. Ilmselt ka sellepärast, et minu vanaema ilmselt ka palvetas minu eest, sest see päev, kui ta lahkus, oli nagu selline ka, mis hästi tähenduslik minule. Ma ise õppisin Kesk-Eestis. Ma nüüd nädalapäeva ei oska öelda, äkki see oli näiteks kolmapäev. Kindlasti ma ei saanud koju minna, sellepärast, et tunnid olid laupäeval ka. Aga ma tundsin sellist nagu sisemist nagu vajadust, et ma pean minema koju. Kuidagi kui ma põhjuseta puududa ei tahtnud, siis ma mingisuguse tõendiselt kuskilt sain ilmselt arsti käest ja läksin koju. Ja see oli nii hämmastav, kui ema ütles, et tead, et vanaema küsis, et kas sa täna koju tuled. Ja ta oli veel öelnud, et ei, et kui ta tuleb, siis ta tuleb laupäeval. Ja ma mäletan ainult seda, et vanaema kattis mu ette laua õhtusöögiks, et ma õhtuse bussi pealt tulin. Siis ma nägin, et ta nagu kõndis õuest veel läks. Ja noore mehena ma läksin ruttu oma õe juurde, et tal olid lapsed ja ikka suhelda. Ja äkki üks noorematest vendadest jookseb minu juurde, ütleb, et vanaema on läinud. Ta läks oma tuppa, heitis voodisse ja oligi lahkunud. Aga ta oli mind näinud, see oli ta südame soov olnud, et kas ta täna tuleb koju. Et see oli selline ka minule emotsionaalselt hästi raske, et ma olin mingi äkki nädalat 2 olin peale seda koolist ära. Aga just see, et keegi nagu ütleb, et mine koju. Kuigi haridussüsteem sulle seda ei võimalda, sa pead kuidagi... Aga sa tunned, et sa pead nagu seda tegema ja seal on midagi taga, midagi suuremat, midagi pikka. Ja ka poja puhul
ma ei tea, minul oli selline nagu rahu. Et Jumalaga koos käies see rahu ei ole nagu kogu aeg olnud, aga mingil hetkel nagu tuli selline, et kui sa loodad tema peale, siis tema ei jäta sind hätta. Et kui sa paned nagu kõik nagu kaardid tema peale, et me peame tunnistama, ega me ei suuda oma laste eest nagu nende elu elada, et me nüüd reeglitega suudame selle paika panna, et me peame neid lihtsalt armastama sellised nagu on, et muidugi on valus. Seda ma isegi ei ütle, et see valus ei ole, aga lootus Jumala peale, et ta lahendab selle ära. Ma võiksin ka isana lahendada või öelda niimoodi, et nüüd teed niimoodi, poeg. Aga see teekond tuleb ikka ise läbi käia. Just see, et sa saaksid selle rahu, mida Jumal annab. Selle püsiva tulemuse. Mitte seda, et sa teed sellepärast, et su isa rahul oleks või ema rahul oleks, vaid et sa pead ise seda kogema, seda teekonda. Ta peab ise selle päästmiskogemuseni jõudma ja Jeesuse isiklikult oma päästjaks saama. Seda sa vägisi ei saa teha. Ja seda ei saa ka nagu selgeks rääkida, et me üks päev rääkisime elektrikuga, ta ei ole kristlane, ma ütlesin, et vaat mina võin sulle usust rääkida, sina räägid elektrist, aga elektrikogemust ma ei saa enne, kui ma nagu teda proovin, et kas või sealt pistiku pesast. Ära proovi makka, ära proovi. Olen proovinud, ma tean, et on. Sellised lood. Lisaks kalandusele sa tegeled ka põllumajandusega. Põllumajandus oli minu elus suures osakaalus siis, kui olid need nimetatud põuaastad kalanduses. Ja siis me tõesti, me oleme lihaloomi kasvatanud, sigu, lambaid, nii et meil on selline perefarm olnud ja ka päris palju heina müügiks tootnud teistele loomapidajatele. Kas sul on sealt ka mõni huvitav lugu seal on, ma arvan, et selline lugu, mis võib-olla panigi nagu kõige suurema aluse sellele, et mul on kindel teadmine, et kui Jumal on sinu poolt, siis ei ole nagu mõtet nagu südamerahu kaotada. Et meie ümber toimub palju asju. Kui ka tänast maailma vaadata, siis tegelikult see, et kui sul on see veendumus, teadmine või ka kogemus, me vajame selliseid tugevaid kogemusi just sellepärast, et meil oleks nagu kindel pind jalgade all, et me kipume ikka kahtlema ju. Ja mul oli nii, et heina tegemisel on oluline, sa niidad selle heina maha, kuivatad ära ja siis sa teed nendest nagu müüdava asja ehk heinarulli. Ja mul ei olnud heinarulli ja alati nagu pidin lootma teiste teenuse peale, aga nii nagu ikka kuiva ilmaga teeb igaüks oma tööd. Ja siis üks põllumees ütles, et kuule, tead, mul jäi üks ruloonipress siin alles, et äkki ostad ära. Tal on midagi viga, aga ma ei tea, mis tal viga on. Ja sellel päeval, kui ma läksin sinna järgi, siis tegelikult oli ka seal üks mehaanik, ütles, et ta ei oska aidata. Ja kogu protsess kestis äkki mingi 4-5 päeva. Esimene päev, kui ma selle pressi koju tõin, ma niitsin kohe heina maha, sest ma teadsin, et homme hakkab press tööle. Ja hein kuivab 3 päeva, et ma saan veel rahulikult veel mitu päeva ju muid töid teha. Ja katsetasime ja ei hakka tööle. No ei hakka tööle. Piirkonna parima mehaaniku sain endale appi, kes võttis selle, probleem oli väidetavalt hüdraulikas. Ta on selline täisautomaatne, et kui rull valmis saab, siis ta viskab selle ise välja, ise seob ära, sina ainult sõidad rõõmsalt. Ja mehaanik ei saa hakkama, siis ütleb, et aga võta see, võtsin selle hüdraulika jupi kaasa, käisin kõik Tallinna, mitte kõik, aga suure osa meie prestiisikaid hüdraulika firmasid läbi, kust ilusti öeldi, et ei, me ei saa teid aidata, me ei tea seda probleemi. Ja äkki 3. päeval see kohalik mehaanik jälle tuli ja ütles, et tead, ma õhtul tegelen, et ma saan kodulehelt äkki mingi info, et me peame selle korda saama. No muidugi ma siis järgmisel hommikul ajasin kõik heinavaalu juba, sest ma olin kindel, igal õhtul ma läksin selle teadmisega magama, et homme see hakkab tööle. Homme see hakkab tööle, nüüd läheb tööle ja muidu ma ikka uni kaob ära. Aga siis oli tõesti nii, et ei hakanud tööle ja see oli veel nii, et mul oli kõik juba vaalu aetud ja ma keskpäeval helistasin selle mehaanikule, kes ütles, et ta saab kodulehelt selle vastuse ja ütleb, et tead, see on minu jaoks suletud, mul puudub ligipääs. Siis mul hakkasid juba käed nagu lõdvaks vajuma, et ma rohkem
ei saa ja istusin sinna muru peale maha ja siis nagu öeldakse, et sa lähed, võtad sealt selle traktori, mitte selle, mis sul praegu pressi ees on, vaid võtad selle traktori, paned selle rulooni pressi ette ja lähed hakkad tööle. Aga võtad kaasa ühe kanistri vett. Hakkad tööle selle pressiga, mis ei töötanud. Ei töötanud, jah. Ja mitte selle traktoriga, mida mina arvasin, et võiks seal ees olla, vaid sa lähed, võtad selle teise traktori ja võtad kaasa kanistri täie tavalist vett. Nagu öeldi sõna otseses mõttes. No siis tuleb see, et samasugune nagu, et Peetrusele ütles Jeesus, et pane võrgud vett, et võiks ju vaielda. Aga kui sa oled sellises seisus, et kõik spetsialistid ütlevad, et sa ei saa hakkama, see ei tööta. Ja siis ütleb sulle keegi sinu sees, et kuule, et võta see ja mine tööle. Ja ta hakkas tööle. Ja tead, see elamus, et sa sõidad ja see töötab, et sõidad ja rull tuleb välja, sõidad ja rull tuleb välja. See tõstis mu nii ülesse ja ühel hetkel sõidan ja kui hea töötuju on ja vaatad traktori kõrval põld põleb, mitte ei põle see hein, mis ma olen kokku ajanud, vaid see põld põleb, mingisugune võib-olla 50 sentimeetrit selline ruut. Ring põleb ringina. Ma hüppan traktorist välja, kanister käes, kuna see oli mul ukse ees, et see segas mind, ma ei saanud muidu traktorist välja. Panen kanistri maha ja niimoodi jalaga kustutan selle põleva ringi ära ja mõtlen, et vau, põles. Ja ma kustutasin ära. Ja siis, kui ma vaatasin selja taha, siis ma nägin, et minu põllule läheneb veel suurem tulin. Ma ei ole vist elu sees nii kiiresti teise põllu otsa jooksnud, aga kummaline on see, et ma võtsin ka automaatselt selle kanistri kaasa. Ja kui ma selle tuleni jõudsin, võtsin jope seljast ja hakkasin seda tuld kustutama, see ring võis olla äkki 5-7 meetrit juba väljapool minu põldu ja see läheneb minu põllule, kus on kuiv hein, nagu püssirohi, mis võib kohe minna. See oli väljapool sinu põldu? See oli väljapool minu põldu, jah. Ja see läheneb minule ja iga kord, kui ma saan selle jopega selle ringi nagu oma arust kustutatud, kusagilt jälle nagu see leek tõuseb. Ja siis ma märkan, et kuule, aga mul on see kanister kaasas. Mida ma veel mõtlesin, et traktorist ta meil ääretult nagu segab. Ja selle veega ma sain tegelikult selle tule selliselt kontrolli alla, et ta ei tõusnud enam üles, et tulla minu põllule. Ma olin ikka sellises šokis, et ma jätsin traktori, võtsin kõik töö sinna pooleli ja läksin koju ja tõesti olin põlvedel, mõtlesin, et jumal, et ole armuline, et vesi ja tuli, et sina andsid mulle selle vee kaasa, sina ütlesid mine põllule ja ma sain aru, et ütleme, et veest ristimine ja teine on see tulega ristimine, et milline meelevald on Jumala käes, et kui tema on sinu poolt ja maailm ei saa sind aidata, siis sul ei ole nagu midagi nagu muretseda. Et Jumala abiga on kõik võimalik. Sinu Jumal on väga praktiline Jumal. Minuga on võimalik rääkida, jah. Jah, ta ei ole lihtsalt see Jumal, kes kirikus kuskil suga kõneleb, vaid ta on sinuga põllul kaasas. Ja. Väga reaalsetes hüdraulilistes küsimustes, põllumajanduses, nii et sa kõnnid nagu koos temaga. Jah, ja ütleme ka on ka sellised suured valikute kohad, siis ma ikkagi, kuidas seda piiblikeeles öeldakse, panen villad välja või ütleme siis tahan nagu konkreetset vastust, kas jah või ei, kas minna seda teed või minna teist teed, kas teha see valik või teha teine valik, et see on minu jaoks olnud hästi selline. Mis su kogemus ütleb, kas ta vastab seda? Vastab, ta ei vasta kindlasti kohe, ta ei pruugi vastata nii, nagu ma eeldaksin, aga ta kindlasti vastab. Ja siin on ikkagi, ma sügavalt soovitan seda häält kuulda võtta, kui sulle ikka öeldakse, mis inimlikult tundub absurdne võib-olla, kui sa nagu, kui ma ka hiljem nende erinevate tehnikute ja mehaanikutega rääkisin, nad nagu kõikidele muudele asjadele suutsid nagu võib-olla sellise tehnilise probleemi lahenduse nagu välja pakkuda, et miks see asi tööle hakkas, aga seda kanistrit vett ei suutnud mitte keegi nagu, ükski normaalne inimene ei võta töötavastesse traktorisse kanistrit vett oma jalgade juurde igaks juhuks. Segama. Segama, jah. Ja see on see, kuidas sinu Jumal on sinuga olnud, see on see, kuidas sinu Jumal on sind juhtinud. Meil on täna eriliselt hea meel tervitada saates ka su poega. Ole hea, Henri, tule liitu meiega siit saates. Sa oled õnnelik mees. Ma tean väga palju ärimehi, kes omavad suuri firmasid ja nad tahaks anda selle juhtimise pojale üle, aga see ei ole õnnestunud.
sa oled õnnelik mees, sul on poeg kõrval, kes on võtnud üle kalanduse, metsanduse, ma saan aru, kas põllumajandust ka? Ei, aga ta lubas, et ta hakkab mesilasi pidama. Mesilasi pidama kogu aeg. Ja. No vot. Mida sa ütled oma pojale ja laiendame sellega nüüd paljudele poegadele eluks kaasa, oma kogemuse pealt, elukogemuse pealt. Mida sa annad oma pojale kaasa elul? Noh, kindlasti ka tütardele ja kõigile lastelastele samamoodi, et selleks, et midagi nagu ka juhtimist üle võtta või ka kalapüük üle võtta, et peab kõigepealt võtma selle ja tegelikult tema õmbleb tänasel päeval kiiremini kui mina, et ta on tegelikult alustanud kalapüügis väga väikestest asjadest. Ta õmbleb püüniseid, ta parandab püüniseid, ta on nagu saanud aru sellest, kuidas see süsteem töötab. Ja annaks Jumal, et ka meie lapsed ja lapselapsed saaksid nagu rohkem aimu sellest, kuidas Jumala süsteem töötab. Seda on nagu lihtne õppida, aga just ma arvan, et minu puhul on see, et ma Jumala teede mõistmiseks olen pidanud päris palju nagu kannatlikkust õppima. Et need ei tule nagu kohe, aga ka need erilised hetked, need annavad ikkagi nii tugeva vundamendi, et ka neil hetkedel, kui sinu lapsed on nagu augus, siis Jumal ütleb, et ära muretse. Ma tean, ma olen sinu kõrval ja olen sind õnnistanud, õnnistan ka neid, kui sa mind usaldad. Et see on nagu minu selline soov, mida ma tahan, et ta oma pojale edasi annaks võib-olla enamgi kui selle kalapüügi. Kalapüük on ränk töö, et just see, et usalda Jumalat. Ja isegi kui aeg-ajalt me komistame, kukume, siis Jumal tõstab seal püsti. Et ega see, kus me täna oleme, on tänu Jumalale, sest inimlikult nad asjad ei käi niimoodi, et teed plaani ja sinu plaani järgi kõik läheb. Aitäh sulle. Ma palun, et sa palvetaksid oma laste, oma lastelaste eest, aga laiendame ka selle paljudele teistele lastele, lastelastele, kellel ei ole isasid, kes nende eest palvetavad. Ole hea, palveta. Suur Jumal, tõesti, ma tänan sind, et sa oled mind üldse kutsunud oma laste sekka ja ma tänan sind nende õdede ja vendade eest, kes mind vastu võtsid, aga ma tõesti palun, et meie järel tulevad põlved mõistaksid Jumal sinu teid, sinu poja Jeesuse Kristuse kaudu. Ja tõesti ma palun õnnistust oma pojale, aga ka tütrele ja lastelastele, et nii nagu sina oled andnud minule südamerahu, ma palun, et sa annaksid ka neile. Ja kindla teadmise, et koos sinuga käies me ei jää hätta ja kes iganes sellel maal palub oma laste ja lastelaste eest, see kannab vilja. Olgem ainult kannatlikud ja olgu meil selline Kristuse meelsus. Aitäh, Heidi, sulle neid ägedaid lugusid jagamast ja head elevaataja. Tänane saade oli tunnistus sellest, et meie Jumal tahab käia meiega väga praktilistest teemadest. Igal päeval meiega koos. Kuulame ta häält ja käime koos temaga. Olge väga hoitud ja näeme järgmises saates. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meestehommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning soovid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetuse eest.